Tere taas, minu nimi on Indrek Plokk ja ma jätkan teise osaga Šabat versus pühapäev. Ja ma lasen eetrisse siis ühe tuntud piiblikooli õpetaja, kes räägib kirjakohtadest, mis väidetavalt tõestavad seda, et kogudus peab tänasel päeval koos käima nädala esimesel päeval ehk siis pühapäeval, mitte šabatil, selle mille Jahve on seadnud. Ja kuulake neid tema väiteid ja mõelge palun ka kaasa ja lugege piiblist kaasa neid kirjakohti. See on hästi oluline, sellepärast et te näete, kuidas need kontekstist välja rebitakse ja esile tuuakse õpetusena. Et pühapäev on see päev, mis on Jahvele meelepärane püha kokkutuleku päev. Ja lubage pühal vaimul kõnetada ennast. Te tunnete ära tõe. Aga lähme siis nende kirjakohtade juurde. Aga meie kristlastena ilmselt oleme veendunud selles, et ikkagi selline kategooria nagu tõde on olemas. Kus seda leida? Vaatame 2. Timotese 3. Alustame sealt. Salmist 14. 2. Timotese 3.14. Vaatame 13 ka tegelikult. Kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks, eksides ise ja eksitades teisi. Aga sina püsi selles, mida sa oled õppinud ja usaldanud, teades, kelle käest sa oled õppinud. Kuna sa tunned lapsest saadik pühikirju, mis võivad sulle tarkust anda päästeks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Nii et kõigepealt, kus kristlane leiab Jumala tõe? Paulus ütleb selgelt, et kõigepealt ja esmaselt me leiame Jumala sõnast tema tõe. Me usume, et piibel on Jumala sõna ja Jumala tõde. Jumal on ennast ilmutanud selles. Kui piibel midagi ütleb, siis see on minu jaoks lõplik tõde. Mitte see, nagu paljud tänapäeval, ma ütlen isegi kristlased, ütlevad, et jah, piibel ütleb küll, aga. Piibel ütleb küll, aga mina tunnen. Piibel ütleb küll, aga mina arvan. Piibel ütleb küll, aga meie pastor ütles. Piibel ütleb küll, aga minu lemmik YouTuber väitis. Et see, mis on teisel pool aga näitab seda, et sul on sellesse rohkem usku. Et jah, piibel ütleb küll, aga minu elukogemus on selline. Piibel ütleb küll, aga keegi teoloog või keegi pastor arvas teisiti. Me usume seda, et piibel on Jumala sõna või nii nagu teistes kohtades öeldakse, tõe sõna. Ilmutusraamat 1. peatükk 10 Johannes kirjeldab oma kogemust nii. Ma olin vaimus issanda päeval. Kuulsin enese taga palju häält, otse kui pasunat ja siis ta edasi hakkab kirjeldama, kuidas ta näeb nägemust ja Jeesus ilmub talle ning näitab tulevasi asju. Paneme tähele selle salmi algust. Ta ütleb, et ma olin vaimus issanda päeval ja tuletame meelde, issanda päev oli see, mida meie tunneme siis pühapäevana. Nende jaoks oli see nimetatud issanda päevaks ja see oli see päev, kus me näeme, et algkogudus käis koos teenistustel, sellepärast, et Jeesus oli sellel päeval üles tõusnud. Siin on ilmutusraamat 1 ja 10. lõik, seda mida piibliõpetaja härra Kroll just tsiteeris. Ja väga veider on see tsiteerimine, sellepärast, et me ei näe piiblis mitte kuskil pool. Me ei näe seda, et Paulus või Johannes või Peetrus või ükskõik milline Jeshua järgija või jünger oleks nimetanud nädala esimest päeva hingamispäevaks või siis šabatiks. Me ei näe seda mitte kuskil. See on inimese enda tõlgitsus või tõlgendamine. Ehk siis inimene paneb piiblile juurde midagi sellist, mida piiblis kirjas ei ole. Ja piibel hoiatab väga selgelt selliste asjade eest. Siin me näeme, et on ka juurde lisatud
issanda päev ja väidetavalt tähendab see pühapäeva, issandale, Jeesusele pühendatud nädala esimest päeva, mida tähistati Jeesuse ülestõusmise päevana. Mitte kuskil piiblis ei ole kirjas seda, kus Jeshua on öelnud peale minu ristile löömist hakake tähistama nädala esimest päeva. Mitte kuskil ei ole seda öeldud. See on inimeste poolt vägivaldselt juurde pandud või tõlgitsetud lause. Ma panin piibel.netti otsingusse issanda päev, et veenduda selles piibliõpetaja Krolli jutus, kus ta väitis, et issanda päev on nüüd nädala esimene päev. See peab tulema kuidagi piiblist välja. Aga siin selles loetelus me näeme, et jutt on küll issanda päevast, aga siin need kirjakohad viitavad Jeshua tulemisele, kui ta tuleb oma kogudusele järele. Sest te teate täpselt, et issanda päev tuleb just nagu varasöösel. Siis hukkuvad taevad raginal, algainad lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Ja siin on see ilmutuse 1:10, mida piibliõpetaja tsiteeris, kui ta väitis, et apostel Johannes oli vaimus pühapäeval. Kuid tegelikult oli apostel Johannes vaimus issanda päeval. Ta tsiteeris prohvet Jesajat. Ta ei saanud olla vaimus nädala esimesel päeval, sellepärast et ta oli Jeshua järgija. Ta austas Jeshuat ja ta õpetas Toorat. Ja mingit uut testamenti, uut lepingut ei olnud veel kirjutatud. Seega ta tsiteeris Jesajat, Jahve prohvetit. Vaatame kiiresti, kes oli see prohvet Jesaja. Ta oli Vana Testamendi prohvet, kes tegutses umbes 740–701 enne Kristust. Ta oli kuningas Hiskia peamine nõuandja. Ja on oluline tähele panna seda, et Jeshua viitas Jesajale sagedamini kui ühelegi teisele prohvetile. Jesajale viitasid Uues testamendis, ehk siis uuendatud lepingus, sageli ka Peetrus, Johannes ja Paulus. Nii et apostel Johannes viitas ilmutusraamatus issanda päeva mainides prohvet Jesajale. Vaatame, mida ütleb Jesaja issanda päeva kohta ja millist päeva ta nimetab issanda päevaks. Ja siis me saame selguse, kes valetab ja kes mitte. Ma loen Jesaja 58. Siin on väga selgelt näha, milline päev on Jahve püha päev. Kui sa šabatil seisatad, ega tee muu pühal päeval, mis sulle meeldib. Jahve ütleb väga selgelt, šabat on tema püha päev. Kui sa nimetad šabatit rõõmuks ja Jahve püha päeva austusväärseks ning austad seda, ega tee, mis sulle meeldib. Ei otsi omakasu ega kõnele tühje sõnu, siis sa tunned rõõmu Jahvest. Mina viin sind üle maa kõrgendikke ja toidan sind su isa Jaakobi pärandiga. Jah, Jahve suu on rääkinud. Väga selgelt ütleb Jahve läbi oma prohveti Jesaja, et tema püha päev
on šabat, nädala 7. päev. See, mille Jave loomisel nimetas šabatiks, kus ta puhkas. Ja siin on näha ka seda, et seda Jave püha päeva tuleb austusväärseks pidada ja austada seda päeva ja pidada seda päeva. Nii et, armsad pastorid, te ei saa rääkida pühakirjale vastu ega väita, et uus hingamispäev või šabat on nädala 1. päev. Te eksitate sellega oma kogudust, te eksitate sellega uusi kristlasi. Teie peal on needus juba, kui te seda õpetate. Ja lõpetage ära see valeõpetus oma kogudustes. Sest Jumala sõna on tõde. Ja te ei saa teenida 2 isandat. Ja mul tekib üldse küsimus, keda te teenite, kui te räägite šabati vastu. Ja te õpetate šabatit mitte pidama sellel päeval, mille Jave on seadnud, vaid nädala 1. päeval, millest Piibel ei räägi mitte midagi ja Jave ei ole seda oma pühaks päevaks nimetanud. Te ei saa süüa 2 lauast, kurjade vaimudega 1 lauast ja Jave lauast. Kui teie sees on püha vaim, Jumala vaim, siis te ei saa rääkida Jumala sõnaga vastupidi. Nii et mõelge ja parandage meelt selles osas. Galaatia kiri 4. peatükk salm 9 ütleb Paulus nii. Nüüd aga, kui te olete Jumal ära tundnud, pigem küll on Jumal teid ära tundnud, kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te tahate uuesti orjata. Ja nüüd milles see väljendub? Ta räägib nende tagasilangemisest ja sellest, kuidas nad on tundnud ära Jumala Kristuses ja ta ütleb, et te pöördute tagasi või me ütleks langete tagasi mingisuguste vanade asjade juurde. Ja mis need vanad asjad on? Ta ütleb siin nii 10. salmist, te peate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid. Meie vanatõlge ütleb, arvestate päevi, kuid, aastaid ja aegu. Ma kardan teie pärast, et ma olen asjata teie heaks vaeva näinud. Paulus ütleb, et selline vanatestamentlik juudi kalendrist kinnipidamine, mis puudutab neid pühasid ja ilmselgelt siis ka hingamispäevi, ütleb, et selline käsumeelsus ei oma mitte mingisugust kohta Uue Testamendi Kristuses. Nüüd te kuulsite ära, mida siis piiblikooli õpetaja ütles. Kuidas ta tsiteeris Galaatia 4. peatüki hoiatus tagasilangemise eest. Ja siin teeb seesama piibliõpetaja, ta teeb ühe suure vea. Kui pastorid on oma jutlustes öelnud, et ei saa võtta kontekstist välja tekste ja siis teha sellest mingisugune õpetus, siis võt täpselt seda sama praegu tegi piiblikooli õpetaja Allan Kroll, kes peaks väga hästi teadma, et ta ei saa võtta 2 rida ja siis väita midagi, mida see kirjakoht iseenesest ei väida. Loeme nüüd seda Galaatia 4. peatüki uuesti ja loeme alates 8. lõigust. Kroll hakkas 9. aga loeme 8. Siis see asi saab palju rohkem selgemaks. Kuid siis, kui te ei teadnud midagi Javeest, te orjasite neid, kes loomult ei olegi jumalad. Ja siis see kirjakoht, mida piibliõpetaja tsiteeris. Vahe on lihtsalt selles, et galaatlased olid ikka veel seotud oma sellise kultusliku päikese jumala kummardamise ja igasuguste erinevate pühadega. Ja Galaatia paganad siis, kes olid pöördunud usku
nad langesid tagasi oma vanasse kultuslikku templi praktikasse ja seetõttu korrigeeris ka Jaakobus kõigepealt sellist paganlikku teguviisi, kui te mäletate ühes eelnevas videos, kus täpselt samuti pastorid väitsid, et paganatele on antud ainult 4 punkti, mida täita. See oli Apostlite 15:20. Sest püha vaim ja meie oleme arvanud heaks, et teie peale ei tohi panna ühtegi muud koormat kui need hädavajalikud. Hoiduda ebajumalate ohvrilihast, vere ja lämbunu söömisest ning pilastusest. Te teete hästi, kui te neist hoidute, jääge terveks. Ja nad väitsid nüüd seda, et paganad peavad täitma ainult 4 punkti. Ja vot siin on Apostlite 15:20. Siin nüüd Jakobus Jeruusalemmas, seesama kiriku nõukogu, mis oli, seadis neile paganatele, ehk siis nendele paganatele, kes tulid nendest templiteenistustest ja ebajumala kummardamistest välja usule. Seesama kiriku nõukogu seadis neile punktid, et ennem usule tulemist tuleb maha panna ebajumalate kummardamine, igasugused rüvedused, pilastus, lämbunud loomadest tuleb hoiduda ja verest tuleb hoiduda. Need olid esmased sellised punktid, et üldse usule tulla. Ja vot sinna samasse sõnnikusse need samad galaatlased tahtsid ka tagasi pöörduda, aga Paulus hoiatas neid, et ärge minge sinna tagasi. Ja ta ütlebki seal Galaatia 4, et ärge minge tagasi igasuguste algainete juurde. Kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algainete poole, mida te jälle uuesti tahate orjata. Vot need samad ebajumalad siin, need samad templiteenistused, päikese kummardamine. Ja vot selle eest Paulus neid noomib ja hoiatab. Siin ei ole juttu jälle mitte grammigi šabati pidamistest ega igasuguste Jahve seatud pühade pidamisest, sest need asjad ei ole koormaks nendele. Koormaks ja probleemiks oli just seesama templiteenistus, seesama paganlus, seesama ebajumalate kummardamine. Nii et väita selle kirjakoha alusel midagi šabati vastu on äärmiselt valelik ja eksitav. Ja sellest tuleks selle samal piibliõpetajal ja ka teistel pastoritel meelt parandada. Kui te niimoodi õpetate, siis see on vale ja eksitav oma koguduse suhtes. Ma lasen vahelduseks nendele kirjakohtadele siia ka sellesama piibliõpetaja Allan Krolli mõningad audiolõigud. Ja ma tahan, et te väga tähelepanelikult kuulaksite, mida ta räägib. Kas ta räägib seda pühast vaimust või iseenda tarkusest. Ja ma pärast kommenteerin seda. Aga minu arvates on suhteliselt rumal ja mõttetu vaielda selle üle, et milline päev see siis konkreetselt olema peab. Ja selle üle kahjuks on päris palju vaidlusi kristlaskonna seas siiamaani. Mõned, kes täiesti kangekaelse ja jonnaka järjekindlusega raiuvad seda, et see peab olema laupäev, ehk siis kuna selle kalendri järgi nädala esimene päev on pühapäev, mitte nii nagu meil esmaspäev, et siis laupäev peab olema hingamispäev. Jumal on pühitsenud ja õnnistanud seda päeva ja mitte mingil muul päeval ei saa sellist õnnistust kätte nagu sellel laupäevasel hingamispäeval. Kuidas saab üks piibliõpetaja öelda, et tema arust on rumal vaielda selle üle, kas pidada šabatit laupäeval või pühapäeval või ükskõik millisel nädalapäeval? Te kuulsite, et see on tema arvamus. Tema arvab seda. Aga sellega ta läheb vastu Jahve seadusele ja sõnale. Ta tõstab piltlikult öeldes enda üle Jumala. Ja arvab seda, mida tegelikult Jahve sõna ei ütle. Ja kahjuks väga paljud kristlased, kes teda kuulavad,
seda piibliõpetajat, noogutavad ja lähevad selle õpetusega kaasa. Ja tänu sellele on täna Eestimaal väga palju kristlasi, kes üldse ei pea hingamispäeva ehk šabatit, ei puhka. Ja on neid kristlasi, kes totaalselt väidavad täpselt neid samu asju, mida siis pastorid räägivad ja kinnitavad neid samu kirjakohti, millest ma siin eelnevalt olen ka rääkinud. Ja pööravad Jahvee sõna pea peale. Ühel heal päeval hakkavad kõik need piibliõpetajad ja pastorid, kes räägivad šabati vastu, ehk siis Jahvee sõna vastu, hakkavad ühel päeval oma sõnu sööma. Need, kes väidavad, et šabat võib olla ükskõik milline nädalapäev. Ma mingites oma eelnevates videodes olen ka rääkinud, et tulemas on pühapäeva seadus, mis hakkab määratlema ära selle, et pühapäev on puhkepäev, töövaba päev. Ja see läheb täielikult vastuollu Jahvee sõnaga. Kui Jahvee on oma sõnas öelnud, et šabat on puhkepäev, minu püha päev, kus te peate tulema kokku ja seda päeva pühitsema. Aga saatan on keeranud selle vastupidi. Ja on teinud ja soovib teha pühapäevast selle puhkepäeva. Ja juba on teinud, nagu te olete aru saanud, on teinud pühapäevast jumalateenistuse päeva. Nii et mõelge, armsad pastorid, mida te oma suust välja räägite. Sest ühel päeval te peate oma sõnu sööma. Me näeme, et kui Jeesus mäejutluses mainis 10 käsku, ta küll kõigist käskudest seal rääkinud, aga mitmele ta seal viitas, siis Jeesus andis nendele käskudele tegelikult sügavama vaimuliku tähenduse. Ta ei lükanud iseenesest seda nagu täielikult ümber, öeldes, et need käsud üldse enam ei kehti, vaid ta andis sellele juurde mingisuguse sellise dimensiooni, mida Vana Testament ei olnud välja toonud. Ma usun, et ka Uue Testamendi usklikena see Jumalale pühendatud aja idee või mõte jääb absoluutselt kehtima. Et ei saa öelda, et me ei pea Jumalale, et kui nemad pidid ühe päeva nädalas Jumalale pühendama, et siis me ei pea sedagi tegema, sest me ei ole käsu all, vaid armu all. See on kindlasti vale tõlgitsus. Jumalale pühendatud aeg peab jääma sellegi poolest. Kui nüüd vaadata teisi aspekte selle sama küsimuse juures, et kas kristlased peavad pidama täpselt nii-öelda üks ühele Vana Testamendi juudi sabatit, siis on mõned asjad veel, mida tahaks juurde lisada. Praktiliselt kõiki 10 käsku korratakse Uues Testamendis päris mitmes kohas. Jeesus mainib neid mitmes kohas ja hiljem Uue Testamenti kirjade autorid samuti, kuid tähelepanuväärne on see, et see on käsk, mida mitte kuskil ei mainita. Uues Testamendis täpsemalt ei korrata kui käsku. Mainitakse nimepidi, aga ei korrata kui käsku mitte kuskil. Nii et 4. käsk on siis üks ja ainus nendest 10, mille kohta mitte üheski Uue Testamendi kirjas me ei leia sellist kohta, et kas te ei saa aru, et te peate seda pidama. Ja loomulikult laupäeval. Miks Jeshua ei maini mäejutluses šabatit ega muuda midagi mäejutluses šabati osas? Šabat oli juba väga ammust aega sisse töötatud päev. Ja ta ei pidanud mitte midagi selles osas karmistama ega juurde lisama sinna. Kõik oli väga selge. Reedene päev oli ettevalmistuspäev šabatiks. Ja nädala 7. päev, šabat, oligi täielik rahupäev, rõõmupäev. Ja päev, kus kohas inimesed läksid sünagoogi. See kõik töötas ideaalselt. Aga Jeshua tõmbas maha nende variseride ja kirjatundjate poolt juurde lisatud igasugused käsud ja keelud, mis tegid selle päeva inimestele koormaks ja raskuseks. Selle Jeshua tõmbas maha ja näitas eeskuju, et šabatil võib teha head, võib tervendada. Nii et seda asja ei ole piiblis kirjas, aga kui sa laiemalt mõtled, siis see on ilmselgelt see põhjus, miks Jeshua
ei maininud mäejutluses šabatit, vaid ta karmistas mingid muud käsud. Kui me loeme näiteks esimest Moosese raamatut, siis me ei leia seal mitte ühtegi inimest, kes oleks seda käsku sellisel kujul täitnud. Me ei leia Noa elust mitte midagi sellist. Mõni võib sinna ju juurde lugeda ja öelda, et ta kindlasti seda tegi, aga see on argument vaikusest, sest mitte kuskil midagi sellist mainitud ei ole. Abrahami puhul me näeme, et ka temas ta täitis mitmeid käske, mis hiljem said reegliteks ja seadusteks, näiteks nagu ümberlõikamine, kuid me näeme, et hingamispäeva käsust ei teadnud tema mitte midagi. Samuti ei teadnud sellest midagi Iisak või Jaakob või Joosep ja paljud teised. Nii et me näeme, et siis nii-öelda patriarhide ajal ei teatud sellest käsust mitte midagi. Vähemalt kuskil ei ole seda mainitud, et keegi oleks seda pidanud. Nüüd võib selle üle vaielda, et miks siis nad ei võtnud seda üle nii-öelda loomiskorra järgse ideena, et nad seda ju pidid teadma, mismoodi Jumal maailma lõi. Tõenäoliselt küll, aga me näeme, et nemad ei lugenud sellest iseenesest enda jaoks mitte mingit käsku välja. Juudid omakorda, kes olid siis saanud selle käsu, mida ma siin just lugesin, pidasid sellest loomulikult väga rangelt ja pedantselt kinni. Ja nad nõudsid seda loomulikult kõigilt teistelt samuti. Ja see põhjustaski seda, et Jeesuse ja variseride vahel tekkisid selle hingamispäeva käsu tõlgitsuse suhtes vägagi erinevad seisukohad. Nad olid täiesti vastandlikud tegelikult oma seisukohtadelt, mis puudutas nende arusaamist hingamispäevast. Ei saa mainimata jätta, et mõlemad pidasid hingamispäeva. Variserid pidasid seda väga hoolega ja olid teinud terve rea käske selle ümber, et mitte mingil juhul seal eksida. Ja kui härra Kroll, tuntud piibliõpetaja, väidab, et Noa ja Abraham ja teised piiblikangelased ei täitnud šabatit, ja ta ütleb, et see on argument vaikusest, sest piibel sellest ei räägi, siis täpselt samamoodi on argument vaikusest see, et nädala esimene päev on nimetatud issanda päevaks. Täpselt samamoodi piibel sellest ei räägi. Ja seda te võisite kuulda eelnevalt, kus kohas siis sai räägitud sellest issanda päevast. No ma ütlen näiteks ise pastorina, et kui minu jaoks peaks olema hingamispäev, näiteks kas või näiteks pühapäev, mõni ütleb, et näed, millal pastorid hingavad või puhkavad, siis minu jaoks pühapäev ei ole isegi sisuliselt mitte mingi hingamispäev, vaid hingeldamise päev, sest see on sageli väga palju tööd ja reisimist ja mõnedel päevadel ma olen pidanud 3 jutlust 3 erinevas linnas, nii et selles mõttes minu jaoks ei saa kindlasti pühapäev see olla. Aga samas ma saan võtta selle sama puhkepäeva, hingamispäeva mingil teisel päeval. Paljud pastorid näiteks teevad seda just esmaspäeval, kui on laupäev kulunud ettevalmistuseks, pühapäev siis teenimiseks ja esmaspäev läheb puhkuse peale. See lause oli eriti imelik, et pastor kinnitab ka seda, et tema jaoks ei ole pühapäev, hingamispäev ehk siis puhkepäev, vaid hoopis mingi muu nädalapäev, näiteks esmaspäev. Ja ta teab väga täpselt, et ka teistel pastoritel on selline graafik. Ja ei ole kutsunud meid tööorjusesse. Täpselt samamoodi kehtib see ka õpetuste puhul. Kui sina võtad iseendale selliseid koormaid õlgadele, et sa ei jõua neid kanda, siis see on sinu enda probleem. Ja ma räägin üleüldises plaanis, ma ei räägi ainult selle pastori vastu, vaid ma räägin üleüldises plaanis. Kui inimene võtab endale nii palju koormaid ja nii palju laenusid näiteks, et ta peabki orjama tööd ja ta ei saagi puhata, siis see on saatana töö panna sind sellesse orjaikkesse. See ei ole Javee parim tahe sinu elus. Ja täpselt samamoodi on nende õpetustega. Ei ole vaja ennast koormata erinevate jutlustega kuskil üle Eesti ja teha ühel päeval 3 jutlust. Piisab sellest, kui sa lähed ühel päeval, aga mine šabatil ja valmista ette reedel, nii nagu seda on tehtud algkoguduse päevil. Reede oli ettevalmistuspäev,
ettevalmistuspäev šabatiks. Ja šabat on rõõmupäev, sa ei pea seda tegema, sa ei pea jutlusi pidama ega võtma seda kui tööna. Kui sa võtad seda tööna, siis sa oled palgaline. Siis sa oledki palgaline ja sa teedki seda tööd palga pärast, et välja teenida oma pension. Mitte selle pärast, et inimesi juhtida tõe sisse. Ja väga paljud pastorid tundub, et seda teevad. Nad võtavad seda tööna, et välja teenida oma palk igakuine ja pension. Aga Jahve, sa ei saa teenida Jahveed sunniviisiliselt. Vaid kui sa teed ja teenid, siis sa pead teenima armastuses. Ja kui sa räägid armastusest, siis sul ei ole see koorem. Sul ei ole evangeeliumi kuulutamine, Jumala sõna jagamine, koorem. Nii et mõelge selle peale. Enne kui te räägite sellist juttu, et ei jõua. No jätkame siis. Samuti mitte ükski Uue Testamendi kirjakoht ei räägi meile sellest, et pagan kristlased, ma mõtlen siis mitte juutidest kristlased, oleksid pidanud sellist hingamispäeva ehk siis laupäevast juudi sabatit. Absoluutselt mitte ühte kohta me ei leia Uues Testamendis, kus keegi seda teinud oleks. Jällegi võib hakata vaidlema, et nad kindlasti tegid, aga lihtsalt ei räägita sellest. Jällegi see on argument vaikusest ja seda ei saa kasutada küll mitte kuskil ei mingisuguses debatis, väitluses või kohtusaalis. Okei. Härra Kroll ei ole leidnud Uues Testamendis siis seda kirja kohta, kus paganad olid sünagoogis šabatil ehk siis hingamispäeval. Apostlite 13, 42 lõik alates. Seda võib terve jutu võite lugeda, aga ma loen 42. See on nüüd see koht, kus Paulus ja Barnabas läksid hingamispäeval ehk siis šabatil sünagoogi ja neid paluti seal sees rääkida. Ja kui nad siis välja läksid, ehk siis teenistus oli läbi, paluti apostleid ka järgmisel šabatil neid asju rääkima. Pärast sünagoogist äraminekut järgnesid paljud juudid ja jumalakartlikud proselüüdid Paulusele ja Barnabasele, kes vestlesid nendega ja veensid neid jääma Jahve armusse, kes olid siis proselüüdid. Proselüüt on inimene, kes polnud sünnilt juut, kuid oli täielikult omaks võtnud juudi usu. Vaatame siis, kuhu need viited viivad. Apostlite 2.11. Juudid ja nende usku pöördunud kreetlased ja araablased. Täielikult paganad. Kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles ja vee suuri asju. Loeme edasi. Aga järgmisel šabatil kogunes kogu linn, peaaegu kogu linn ja vee sõna kuulma. Rahva hulki nähes muutusid juudid väga kadedaks ja vaidlesid pilgates vastu Pauluse sõnadele. Paulus ja Barnabas aga ütlesid avalikult, meie kohus oli rääkida ja vee sõna esiteks teile, juudidele, aga et te selle enesest ära tõukasite ega arva endid igavese elu väärivat, siis vaatame, pöördume paganate poole, sest nõnda on meid ja vee käskinud. Ma olen su pannud paganate valguseks, et sa oleksid päästeks ilmamaa otsani. Seda kuuldes rõõmustasid paganad ja ülistasid Jahve sõna ning said usklikuks nii palju, kui need oli määratud igaveseks eluks. Ja Jahve sõna levis üle kogu maakonna. Vot nii on lood. Nii et siin me näeme väga selgelt seda, et paganad käisid sünagoogis šabatil, sest nad järgnesid apostlitele, kui apostlid neid seal õpetasid. Ja samuti on ekslik ja eksitav väita nüüd seda, et Paulus ja teised apostlid olid hüljanud šabati ja hakanud jumalateenistusi pidama nädala esimesel päeval. Siin me näeme väga selgelt seda, et Paulus käis šabatil sünagoogis ja jutlustas seal. Kodasid mööda nad käisid leiba murdmas
nad käisid söömas ja olid üksteisega osaduses. Seda me võime näha järgnevast kirjakohast. See on Apostlite 2. Aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Siin on näha veel 46. Nad viibisid päevast päeva ühel meelel pühakojas, murdsid leiba kodudes ja võtsid rooga juubeldades ning siira südamega. Kiites Javeed ja leides armu kogu rahva silmis. Javee aga lisas päästetuid päevast päeva nende hulka. Siin on näha, et nad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses. Apostlid ei saanud mitte midagi muud õpetada kui ainult toorat, prohveteid ja kirju. Mitte mingisugust uut testamenti ega uut lepingut ei olnud ja nad ei saanud mitte midagi õpetada muud. Ja nad käisid ühel meelel pühakojas. Kodudes käisid nad söömas, leiba murdmas. Rooma kirja 14. peatükis võtab ta sisuliselt selles samas asjas sõna ning ütleb nii. Võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste üle. Mõni usub, et võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu. Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on tema vastu võtnud. Ja siis ta ütleb, kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulase üle. Oma isanda eest ta seisab või langeb. Aga ta jääb seisma, sest issand suudab teda püsti hoida. Nii et siis jutt on jällegi nendest Vana Testamendi toitumisreeglitest. Ja Paulus ütleb siin selgelt, et ei ole mitte mingit õigust kellelgi kohut mõista selle üle, et kas keegi tohib süüa nüüd seda või teist liha või midagi taolist. Ütleb, et see ei ole sinu asi. See inimene, kelle üle sa kohut mõistad, on teise isanda sulane ja ei ole sinu asi talle ettekirjutuse teha, mida tohib ja mida mitte. Edasi salmist 5 ütleb ta, mõni jälle hindab üht päeva muudest paremaks. Ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Igaüks olgu omas mõtlemises kindel. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale, kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat ja kes ei söö, jätab söömata issandale ja tänab Jumalat. Nii et panite tähele siin salmis 5 ja 6. salmi esimeses pooles räägib apostel ka sellest, et on inimesi, kes peavad mõnda päeva paremaks teistest. Ehk siis mõni arvab, et see on niivõrd õnnistatud päev, et muul päeval ei saa õnnistatud. Ja Paulus ütleb, et no kui ta selle pühendab Jumalale, siis kahtlemata ta sellest ka kasu saab. Selles ei ole üldse küsimus, mitte sellepärast, et ta seda peab laupäeval ja mitte pühapäeval, vaid kasu saab ta sellepärast, et see on Jumalale pühendatud aeg. Ja see on loomulikult asi, mis toob inimese ellu õnnistuse, kui inimene Jumalale aega pühendab ja selles mõttes teeb seda, mis on Jumalale meelepärane. Okei, selle kirjakoha sees ei ole esiteks mitte ühtegi lõiku, mis viitaks šabatile ehk siis hingamispäevale. Ja vaatame, mida see kirjakoht tegelikult räägib. Kindlasti ei räägi ta seda, et šabat on tühistatud, seda pidama ei pea ja vee seatud pühad võib ka ära jätta kõik. Ja täpselt samuti võib süüa roojasid loomi. Ka seda kirjakohta kasutatakse selleks, et õigustada siis näiteks sealiha söömist. Aga ma ei räägi seekord sellest sealihast, sest ka seda teemat on valesti tõlgitsetud ja pööratud pastorite poolt ja kristlaste poolt iseenda kasuks. On 3-4 kirjakohta, mille peale toetutakse ja väidetakse, et Jumal kuulutas kõik ebapuhtad loomad söögikõlblikuks. Aga see on teine teema. Praegu räägime hingamispäevast ja vaatame, mida see kirjakoht siis räägib. Mõni jälle hindab üht päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Igaüks olgu oma mõtlemises kindel.
Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda Javeele. Kes sööb, see sööb Javeele. Sest ta tänab Elohimi ja kes ei söö, jätab söömata Javeele ja tänab Elohimi ehk Jumalat. Vaatame, mida siis Paulus mõtles selle all. Usu poolest nõrgale. Olge aga vastutulelikud, ilma vaidlust alustamata arvamiste kohta. Siin on näha, et võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste üle. Apostel kirjutab neile, kes on tugevad usus. Ta kirjutab nendest, kes on nõrgad usus. Ja ta soovitab tugevatele hoiduda igasugustest vaidlustest või arvamusavaldustest. Ja üks selline oli ebajumalatele toodud liha söömine. Lähme 1. Korintuse 8. Suur osa vanasti turul müüdavast lihast oli pühitsetud või ohverdatud ebajumalatele. Olid mõned juudi usklikud, kes uskusid, et sellise liha söömine oli ebajumala kummardamine. Siin on väga selgelt näha see. Ebajumalatele ohverdatud liha söömise kohta te ütlete. Me teame, et maailmas ei ole olemas ühtegi ebajumalat ning et ei ole muud Javeed kui üks. Paljud said taimetoitlaseks, mitte aga oma füüsilise tervise, vaid vaimse rüvetumise pärast. Ja sellest sai selline tüli küsimus ka Rooma kirikus. Ja lisaks sellele uskusid veel paljud, et paastumisega kaasneb automaatselt õigus. Vaatame Luuka 18:12. Ma paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis ma saan. Ehk siis osad olid sellised, kes näitasid seda välja ja ütlesid, mina teen, mina paastun, mina annan 10. Need inimesed paastusid kindlatel päevadel. Teistele aga, kes ei paastunud sellel päeval, vaadati aga ülevalt alla ja heideti seda neile ette. Mõned juudi usklikud olid jätkuvalt oma tavaliste paastupäevade külge klammerdunud. Nende usk oli aga nõrk ja nad mõistsid teiste üle kohut oma standardite järgi. Ja see põhjustas kirikus lõhe. See lahknemine oli aga inimlikul tasandil, mitte õpetuse põhine. Apostel Paulus pani selle ka koheselt kirja. Kui sa otsustad paastuda, paastu. Kuid ära mõista teisi oma valiku põhjal hukka. Pauluse peamine mure oli see, et inimesed jagasid kiriku leerideks inimlike arvamuste ja mitte jumaliku seaduse põhjal. Kui me vaatame Paulust, siis ta ka jõuliselt kinnitas Rooma 7:12. Nõnda on siis seadus püha ning käsk on püha, õige ja hea. Ta väidab väga selgelt, et käsutegudest ei mõisteta õigeks ühtki liha tema ees, sest käsu kaudu tuleb patu tundmine. Rooma 3:20. Seepärast, et seaduse tegude tõttu ei mõisteta kedagi õigeks tema ees, sest seaduse ehk siis Toora kaudu tuleb patu tundmine. Ja ta ütleb veel, pattu ma ei oleks tundnud muidu kui käsu ehk siis Toora ehk siis nende juhendite kaudu. See on Rooma 7:7. Mis me siis ütleme? Kas Toora on patt? Mitte sugugi. Kuid pattu ma poleks ära tundnud muidu kui Toora läbi. Sest ma ei oleks himustamisest midagi teadnud, kui Toora ei oleks öelnud.
sa ei tohi himustada. Ja ta lisab veel. Kas me siis teeme käsu tühjaks usu läbi? Mitte sugugi. Me kinnitame käsku. Me kinnitame toorat. Ja Pauluse seisukoht käsu suhtes või nende juhendite suhtes on väga selge. Kirjas roomlastele Paulus ei lükka ümber kõike seda, mida ta ennem oli kirjutanud. Paulus ei saa õpetada mitte midagi Jahve ehk siis Toora vastu, mida ta ise on õppinud ja mida ta ise täitis. Ja seda kirja kohta muide kasutatakse, nagu Kroll väidab, šabati vastu ehk siis hingamispäeva tühistamiseks, et mitte pidada šabatit. Selleks võetakse see kirjakoht ja räägitakse päevadest. Aga see kirjakoht ei tühista šabatit. Ja muide, seda kirjakohta kasutatakse ka just ebapuhaste loomade söömise õigustamiseks. Aga ka see kirjakoht ei räägi seda, et süüa võib ebapuhtaid loomi ja et süüa võib kõike, mis liigub. Nii et see on järjekordne valesti tõlgendus pastorite ja piibliõpetaja poolt, millega moonutatakse Jahve evangeeliumi ja antakse sellega vale arusaam kõikidele usklikele. Ja selline sai see šabat versus pühapäev teine osa. Kui te mõtlesite kaasa ja lubasite pühal vaimul ka ennast kõnetada ja uurite neid kirjakohti ka iseseisvalt ja mõtlete kaasa, siis te näete seda, kuidas see šabati ehk siis see hingamispäeva teema on viltune. Ja te näete ka seda, kuidas pastorid või karjased on teid valesti juhtinud, õpetanud ja tänu sellele moonutatud evangeeliumine, mida nemad on kuskilt seminaridest või usukoolidest õppinud. Nad ei ole sündinud piibel käes, vaid ka nemad on kuskilt selle endale omandanud. Ja kui te mõtlete laiemalt, siis te teate, kes on selle õpetuse taga, kes tahab moonutada Jahve sõna, kes on moonutanud aegu ja seadust. Igal juhul see šabati teema on endiselt kuum ja Jahve soov on see, et see pööratakse õigeks. Ehk siis, et kogudused hakkaks kokku tulema šabatil, sellel pühal päeval, mille Jahve on seadnud. Ja see vastutus on väga suur pastoritel. Sest ajad lähevad kurjemaks ja pühapäeva seadus tuleb iga päevaga lähemale. Ja kristlased peavad tegema otsuse ühel hetkel, keda nad kummardavad. Kas metsalist või Jahved. Kahe karguga te ei saa longata. Teil on valiku võimalus. Kui te tunnistate, et šabat on Jahve püha päev ja tulete sellel päeval kokku ja teete oma südame selles osas lahti, siis olete õnnistatud. Kui te aga jätkuvalt hoiate oma südame kivise ja ütlete, et vahet ei ole, mis päev on šabat, siis langevad teie osaks needus. Ja seda päris tõsiselt. Nii et mõelge, keda te kummardate ja millal te kummardate. Nagu te nägite, siis algkoguduse aeg käidi iga päev sünagoogis ja kodasid mööda
ja täpselt sama võib teha ka ju tänapäeval. Iga päev võib käia koguduses. Kuid Jahve ootab pühale kokkutulekule oma rahvast šabatil, mitte päikese kummardamise päeval, pühapäeval. Nii et tehke see otsus, armsad pastorid, enda sees väga selgeks. Sest teie vastutate oma karja eest. Olge väga õnnistatud.